Tere, head Tallinna visioonikonverentsi osavõtjad ja kuulajad. Jah, Tallinn tegelikult on juba tark linn ja kui me vaataksime ja räägiksime just selles kontekstis, et meil on olnud keskaegne tark linn, siis väga meeldiv on just täna esitada ja näidata, et seos on ka tulevikulinnaga ja sellega, mis tegelikult mõningates linnades alles ideedes või plaanides on tegelikult Tallinnas juba realiseeritud. Minu tänase ülevaate esitluse eesmärk on tutvustada teile, mis on just toimunud Tallinnas sel aastal, millised on tegelikult meie innovatsiooni ja targa linna plaanid tulevikuks ning kuidas me seda tegelikult kõike teostame ja ellu viime. Hea meel on tegelikult siit vaadata korraks tagasi ning Tallinna volikogu innovatsioonitiim on tegelikult juba mõned aastad tagasi kaardistanud Tallinna lahenduste teekaardi. Ehk siis vaate, millised võiksid olla sellised tulevikku muutvad ja suuremad projektid, mis aitaksid just Tallinnal siis selles valdkonnas edukalt toimida. Ning kõige meeldivam on siin tõdeda, et nii mõnedki neist võiks öelda sellistest tulevikku vaatavatest ja suurtest teemadest on juba realiseeritud. Ning võib-olla need fookusvaldkonnad, mis siin salata, on jäänud nii mõneski mõttes samaks. Ehk siis tegelikult me näeme, et Tallinna võimalused olla parem oma kodanikele, arendada ettevõtlust, olla rahvusvaheliselt tuntum, kõik see on tegelikult juba väga selgelt pildil. Peame vaatama tagasi ka selle aasta algusesse ning siinkohal on tegelikult väga meeldiv tõdeda jällegi, et Tallinn on päris aktiivne olnud. Et lisaks sellele, et on toimunud just nii-öelda selline ühiskondlikult väga oluline ja meid kõike mõjutanud pandeemia aeg, on siiski meie nii-öelda selliseks heaks toimimise näiteks ja võimaluseks olnud see, et digilahendused on olnud toimimas ja töös juba varasemalt. Kuid mitte ainult võib öelda, et tegelikult see, et me nii-öelda suutsime väga kiiresti ennast mobiliseerida, oli väga suur edulugu, millega tegelikult väga paljud teised linnad võtsid ühendust ja soovisid tutvuda Tallinnaga. Kuidas on tegelikult siis lahendatud nii-öelda haridusteemad, mis oli nagu igapäevaselt väga oluline, kuidas tegelikult sai ja toimis kogu nii-öelda linna juhtimine. Ka siin on just näiteks linna volikogul väga häid näiteid. Ja loomulikult ka see, mis puudutab sellist igapäevaelu toimimust, toetuste pakkumist, turvalisuse tagamist ja nii edasi, nii edasi. Võiks öelda, et Tallinn tegelikult on pildil ja just selles mõttes väga selline hea näide käesolevast aastast on see, et sõltumata meie enda nii-öelda sellistest taotlustest olla siis rohepealinn, olla just intelligentsete kogukondade parim linn maailmas, on omakorda meid tunnustatud ka tegelikult siis näiteks just jagamismajanduse number 1 linnana, on meid tunnustatud ka otseselt just targa linna valdkonnas ja tegelikult ka kõik see, mis puudutab sellist vana ja uue ja tuleviku sidumist, siis väga meeldiv on, et ka UNESCO tasemel on hinnatud, et digitaalne transformatsioon on käesoleval aasta näitena just Tallinna näol saanud maailma kõige parema tunnustuse. Lisaks nii-öelda kevad talvisel perioodil olime me jõudnud valmis ka just Tallinna uue esitluskeskusega, mida tegelikult siis on võimalik näha iga kolmapäevaselt, kus linnavalitsuse pressikonverentsid toimuvad, kuid mis oli just mõeldud selliseks innovatsiooniplatvormiks, kus me siis samas saaksime kokku tuua kõik nii-öelda osapooled, kes saaksid jagada oma teadmisi teistega, teha koostööd. Ja loomulikult see oli ka oluline märk, et Tallinnat rahvusvaheliselt tutvustades oleks meil kindlasti üks väga äge ja meeldiv keskkond ning võimalus ka meie Tallinna ettevõtetel oma lahendusi tutvustada.
Kuid samas me jõudsime ka tehnoloogia vaates realiseerida Tallinna esmase juhtimislaua, ingliskeelne väljend dashboard, mis on siis osa lahendustest, mis peaksid pakkuma rohkem informatsiooni, kättesaadavust. Ja võiks tõdeda, et see juhtimiskeskkond on just selles mõttes äge, et ta toob välja kõik Tallinna andmestikud, mis on võimalik siis pakkuda, neid lisandub sinna kindlasti tulevikus järjest rohkem ja rohkem. Ja ta annab ka just sellist interaktiivset kaardilist ülevaadet, et kus tegelikult mingid sündmused toimuvad. Ja mõnest neist ma räägin veidike hiljem ka täpsemalt. Samamoodi aastal 2020 toimus esmakordselt Tallinna Innovatsioonifond. See on koostöös Tallinna Teaduspark Tehnopoliga, kus me siis otsisime uudseid lahendusi, mida kaasfinantseerida koos ettevõtetega. Ehk siis, et mis siis lahendusi saaks uusi testida Tallinnas ja mida saaks hiljem laiendada ka teistesse piirkondadesse või laiemalt. Ja loomulikult toetada neid ettevõtteid eelkõige, kes selliseid lahendusi saaksid eksportida. Kuid oleme nüüd realistid ja mõtleme, et kus siis tegelikult ikkagi see innovatsioon Tallinnasse tuleb. Ja mis siin salata, et loomulikult on selleks esmaseks ideede pakkujateks loomulikult ettevõtted, kodanikud, kes siis pöörduvad linna poole ja ütlevad, et näete, meil on siin äge idee, võiks seda koos mõelda, millised võimalused oleks seda Tallinnas teostada. Võin öelda siinkohal, et olles linna innovatsiooni valdkonna eestvedajana juba 2 aastat, siis selle jooksul on circa 150 ja pluss ettevõtted need, kes on otseselt minu töölaualt kas või läbi käinud. Samas võiks öelda, et hästi palju ühisprojekte soovivad teostada ülikoolid ja see on väga positiivne, sest et see teadmine ja see oskus ja see teaduslik vaade, mis ülikoolist tuleb, on just see, mis annab suurema tõuke tuleviku võimaluste teostamiseks targa linna poole pealt. Võime välja tuua veel, et startupid on need, kes kindlasti pakuvad võimalusi ja väga kiiresti ja moodsa sõnana agiilselt innovatsiooni soovivad teostada. On ka rahvusvahelised kogemused, mida me tegelikult siis igakülgselt erinevate linnastruktuuride, institutsioonide kaudu ise õpime, ise hangime neid teadmisi. Ja loomulikult on meie koostööks siinkohal ka kõik see, mis puudutab sisemist motivatsiooni ja loomulikult koostöö riigiga. Kuid nüüd põgus ülevaade mõningatest targa linna lahendustest, võiks öelda isegi kontseptsioonidest, mis tegelikult on tänasel hetkel Tallinna linnas juba realiseeritud või realiseerimisel ja mis samas oleks võib-olla tulevikku vaadates just väga olulised teada, et just nende baasil on võimalik väga-väga palju erinevaid lahendusi teostada. Üks selline väga hea näide on geoinformaatika, ehk siis tegelikult valdkond, kus linnaruum viiakse teisele tasemele ja selleks on tegelikult Tallinna loodud selline lahendus, mida nimetatakse digitaalseks kaksikuks, ehk siis tegelikult 3D linnamudel. Ja siin on hea näide praegust ka esitlusel oleva slaidilt, kus linn on tegelikult siis kaardistatud sellise 3D vaates. Ja see informatsioon, mis on hoonete põhiselt olemas, sellel on võimalik lisada just teavet, et millised on näiteks tulevikus nende hoonete energiatarbed, kõik võimalikud lahendused, mis on võimalik kasutada näiteks linna planeerimismudelites. Ja loomulikult ka, miks mitte, on seda võimalik kas või oma koduümbrust sellisel uudsel viisil jälgida ja vaadata. Aga mitte ainult, et tegelikult see 3D mudel on ja läheb kindlasti ka maa sisse, ehk siis tegelikult, kui me räägime erinevast kommunikatsioonidest, võimalustest, mis sellega seondub, siis see annab tegelikult väga selge ülevaate, milline linn näeb välja rohkemat kui see, mida me võib-olla oma koduaknast näeme. Samamoodi on väga selge tuleviku teema kõikvõimaliku kommunikatsioonitehnoloogiate areng. Ja ka siin tegelikult Tallinn on olnud väga eesrindlik, oleme ju tegelikult selles mõttes ka Telia või Ericssoniga koostöö vaates esimeseid linnu maailmas, kus 5G on juba testitud. Aga küsimus ei ole selles 5G's.
Küsimus on selles, et nii-öelda linna areng kui selline, just see digitaalne infrastruktuur on see, mis on arenemas ja see on suurepärane võimalus olla Tallinnale selliseks suureks teejuhiks ja näidata, et kuidas linnakeskkonnas on võimalik uudseid tehnoloogiaid rakendada, sest ka kõik need nii-öelda lahendused, mida testitakse isejuhtivate sõidukite, tulevikus ise sõitvate sõidukite näol, kõik see, mis puudutab meie nii-öelda turvalisuse suurendamist, seda, mis võimaldab meie oma igapäevatööd paremini korraldada, see kõik tegelikult baseerub ju nii-öelda tehnoloogial ja just digitaalsel infrastruktuuril. Ja see on võib-olla üks selline kindel näide, et kus nii-öelda kindlasti Tallinn saab ja võiks olla veel tulevikus rohkem teada ja tuntud. Samas on nii-öelda tehnoloogiatest ka, mis tarka linna puudutab, just väga selgelt arenemas just praktilise poole pealt asjade internet. Ingliskeelne mõiste siis Internet of Things. Ja asjade interneti näol me tegelikult oleme loomas Tallinnasse just sellist ülevaatlikku poolt, mis aitab kõikvõimalikke sensorandmeid, ehk siis andmestikke, mida kogutakse pisikeste karbikeste või siis ka nii-öelda tänavapostidel nähes koos päikesepaneelidega ise toimivatest lahendustest ja omakorda siduda seda võimaliku liikuvusandmestikuga, miks mitte ka ilmainfoga, miks mitte kõikvõimalike hoonetest tuleneva infoga, on see siis näiteks ka meie keskkonna ülevaade, müratase, et kõik see annab meile hea võimaluse just linna nii-öelda kujunemisel ja targa linna arendamisel infot saada. Samamoodi me võime öelda, et väga selgelt, kus on toimumas digipööre, on toimumas siis ka Euroopa tasemel just rohepööre. Ja ka siin on tegelikult Tallinn väga selgelt teinud edusamme. Just nimelt nende samade ettevõtete näol, kes selles valdkonnas on oma lahendusi esitlenud ja tõestanud. On see siis tegelikult kas või näiteks eelmisel aastal läbi viidud biokompostrite uudse lahenduse testimine on väga meeldiv, et just Tallinn see aasta tunnustas ka uudsete katusepaneellahenduste ettevõtteid, aga loomulikult kõik see, mis puudutab meie võimalusi ringmajanduses. Valdkonnas, kus tegelikult meil siis on võimalus läbi sellise uue tootearenduse, hariduse, teadlikkuse tõstmise, kõik see, mis puudutab näiteks jäätmemajandust, hoopis suunata uutesse võimalustesse, uute toodete, teenuste näol ja loomulikult tõsta meie teadlikkus, kuidas vähem jäätmeid tekiks. Aga loomulikult ka linnakeskkonnad on siin arenemas ja rohevaade tähendabki seda, et tegelikult Tallinnasse kindlasti tekib selliseid piirkondi, mis on täna näha nagu sellised rohelisemad, aga mis on ka oma mõtteviisilt just nii-öelda kaasavas, siis on see siis linnaaiandus, on see kergliiklusega seonduv ja nii edasi. Et kui parem näide kindlasti, mida edasi uurida ja jälgida, on putukaväil. Uued tehnoloogiad, just tahan siin välja tuua mõningaid näiteid veel, on seotud ka siis just meie innovatsioonifondi võitjatega ja linnakeskkonnas on realiseerimisel just ka nii-öelda kergliikluse ja konkreetsemalt siis ka hooneautomaatikaga seotud lahenduste uuendusi. Aga me nii-öelda paneme ka tegelikult näiteks ilmajaamade, kus on võimalus siis seiret, kus on võimalik analüütikat rohkem teha. Tallinn on tegelikult minemas selgelt üle ka laiemalt vaadates veel gaasibusside seadmetele ja loomulikult ka nii-öelda on testitud juba elektribusse. Ja üks väga hea näide tegelikult, kus veel tegelikult innovatsiooni rakendatakse, on loomulikult see, et vaadatakse asju niinimetatud protsessipõhiselt. Ja üks näide, mida ma tahan teile just rääkida ja näidata siin, on seotud siis hoonete nii-öelda elueaga. Ehk siis, et kuidas tegelikult on võimalik hooneid digitaalselt ehitada, planeerida ja samamoodi, kuidas on võimalik neid hooneid ka nii-öelda lammutada või anda neile uut hingamist läbi digitaalse vaate. Kuid kuidas me seda teeme ja see on väga lihtne protsess, et selleks me tegelikult peame väga selgelt teadma, et millised on need väljakutsed. Ja kui me oleme need väljakutsed või need probleemid kaardistanud, siis omakorda me nii-öelda peame leidma sinna ideid ja siin on väga oluline osa koostööl siis ülikoolidega, ettevõtetega ja kõigi teiste osapooltega. Ja kui me oleme jõudnud sealt koostööst edasi just ideeni, et nüüd me realiseerime, siis prototüüpideni jõudmine on see, mida tegelikult väga selgelt linn saab toetada ja mis on üks asi, mida me kindlasti tahaksime jätkata. Kuid sellest jääb väheks. Küsimus on selles, et jõuda ka nii-öelda selliste innovatsioonihangeteni, kuidas jõuda selleni, et linn on esimene nende lahenduste kasutaja
Ja loomulikult, mis on teistpidi väga oluline, et kui need asjad on realiseeritud, need on kasutuses, siis sellest rääkida ja aidata ekspordivõimekust ettevõtetel suurendada. Nii et võiks öelda selline ingliskeelne väljend, et mõelge globaalselt, aga testige Tallinnas, et see tegelikult ongi nagu üks väga selge kokkuvõttev targa linna lahenduste tutvustamise ja arendamise protsess. Ma ei tahaks siin võib-olla pikemalt peatuda Tallinna linna SWOT-il, mis on välja töötatud targa linna tegevuste kaardistamisel, kuid siiski tahaks öelda, et meie tugevuseks on just see, et meie oma inimesed. Ehk siis see multikultuurne Tallinn on väga selgelt koos kõrgema haridustasemega on see, kes viib seda edasi. Ja kui meil on tegelikult väga selgelt just targad inimesed, siis see pakub nagu kõige rohkem võimalust meil kujundada tarka majandust, teadlikuma elukeskkonda, paremaid liikumisvõimalusi ja loomulikult siin ka tuleb siis targem valitsemine. Ja targema poole pealt just liikuda võimaluste suunas, siis loomulikult me peame arvestama sellega, et ühiskond ja ka see aasta, mis on tõestanud, on väga kiiresti ja selgelt muutuv. Meil on vajadus nagu arvestada nende võimalustega ja loomulikult pöörata tähelepanu ohtudele, sest et väikse elanikkonnaga riigina me kindlasti peame arvestama seda, et mitte keegi ei saaks maha jäetud. Ja me ei tee seda tegelikult kõike üksi. Et Tallinn on selles mõttes väga selgelt loonud endale ökosüsteemi ja sellesse on panustanud siis meie koostöö ülikoolidega. Loomulikult on Tallinn ise asutanud ka erinevaid näiteks inkubaatoreid, tööstusparke, erinevaid projektitoetusi pakutud, olles osa ka rahvusvahelistest linnade ja miks mitte ka mingi tehnoloogiate võrgustikest. Kuid samas võiks öelda, et tarka linna kujundavad väga palju ka erinevad sündmused. On see siis näiteks ka maailma koristuspäev, mis on Tallinnast alguse olnud, on need erinevad häkatonid, on see näiteks robootikafestival lastele Robotex, on see tegelikult ka meie filmi või siis ütleme hoopis mõne muu valdkonna muusikanädala põhjal, kes tegelikult loovad seda kogukonda, kes tegelikult loovad selle nutikuse ja arendavad seda tarka linna. Ja siinkohal on tegelikult ka väga hea välja tuua, et spetsiifiliselt just targa linna valdkonnas on tegelikult Tallinnal mitmeid häid näiteid. On käivitatud ju väga selgelt Euroopa tippkeskus targa linna arendamiseks, millest tuleb ka tõenäoliselt hiljem siin just paneeldiskussioonis juttu. On olemas ka tulevikulinna professuur, mis on siis käivitatud koostöös ettevõtete ja TalTechiga. Ning Tallinn ise ju korraldab iga kevadeti oma innovatsioonifoorumit MELT ning toetab väga selgelt koostööd, mis on seotud just erinevate ettevõtlusklastritega. Ja loomulikult ei saa mainimata jätta, et Tallinna Helsingi koostöö on samamoodi väga selgelt fookuses ja kaksiklinnadena võiksime olla midagi enamat. Näiteks kui on olemas San Francisco lahe ala, mis on siis San Francisco Bay, siis miks mitte võiks tulevikus just olla Talsingi Area Bay ehk siis Tallinn-Helsingi, mis on juba globaalses mõttes väga arvestatav targa linna keskkond. Ja oma esitluse ma siinkohal lõpetaksin just tegelikult sellise vana hea väljendiga, mida üks tuntud arhitekt juba aastakümneid tagasi on välja toonud, et tehnoloogia on vastus igale küsimusele, kuid milline oli küsimus. Ja loomulikult siinkohal ei tahaks me seda, et meil toimuksid erinevad uute sõiduvahendite vahelised avariid, vaid et meil muutuks keskkond selliseks, et see on parim tark linn ja tulevik, see on juba Tallinnas. Aitäh teile!